Igastahes ma sõidan huulde süstimiskonsultatsioonile, ma olen so excited. Appi, te saate aru, siin on nii ilus. Tere! Tere! Kas ma tohin filmida? Ikka. Suurepärane. Ma tahan endale teha huuli süstima neid, et need oleksid mul natukene suuremad. Et mis sa oskad mulle soovitada? Kas sa oled kunagi varem mõttes käinud? Ja, mul on süstitud sees 2 milliliitrit kokku. Sa oled huuled tulnud sinna väga. Sul on siin natukene filleri migreerumist mõlemale poole. Et sul on siin päris palju tegelikult isegi kohe nagu tunne ja näha. Ja siis limaskeste all on tegelikult ka. Mulle tundub, et sulle tehti liiga palju korraga, et sinu huulte mahtuvuse jaoks. Mis sa siis soovitad mulle teha? Ma tahaks ikkagi seda nagu volüümi rohkem saada huultesse. Kas me saame seda migreerumist kuidagi ära parandada või mis me nendega oleks vaja teha? Tavaliselt migreerumise korral on 2 varianti. Kõige parem tulemus, see, et me lahustame selle vana filleri ära ja anname huultele aega, et paraneda, kuskil kuu aega vähemalt. Huuled taastuvad oma kuju ja siis saab nagu juba uuesti nagu puhtast lehest nii-öelda alustada. Patsiendid ei soovi lahustada, see ei ole ohtlik, siis vahepeal me võime lihtsalt teha nagu huultesse juurde fillerit. Aga siis peab arvestama sellega, et võib juhtuda, et see migreerub ka, kuna üks tee on juba olemas filleri, kus ta varem on migreerunud, et siis võib lihtsalt juhtuda. Kõige loogilisem oleks nagu alguses lahustada ja siis teha umbes, nüüd kui ma süstin juurde, et ma ei lahusta seda fillerit, vaid ma süstin juurde, kui suur risk on, et ta reaalselt migreerub edasi. Kui teie teete näiteks õige tehnika, nagu enne ma siis käisin tegemas mitte kliinikus, väga suur viga, kui ma teen õiges kohas, kui suur risk see on? No see risk on alati olemas. Kas filler lahustub huultes ajaga? Kindlasti. Et meil kehas on erinevad ensüümid, mis kogutas siis filleriga, siis kui me paneme selle õigesse piirkonda, siis ajapikku meie keha hakkab seda niimoodi lagundama. Sisuliselt, mis me teeme huuled, on see, et läbi selle, et me loome siia karkassi, see huul esiteks see keerab iseennast välja, tekib kontuur läbi selle ja see keerab välja ka nagu huule külmise osa. Et siia eraldi me ei näita kunagi, et just läbi selle, et me loome huule jaoks struktuuri, ta keerab iseennast välja. Igastahes me jõudsime sellise lõpule, et ma pean siis alguses lahustama enda vana filleri, mis migreerus ja siis aja pärast ma saan uuesti süstida endale huuli.